Armukadedus ei ole armastus, vaid vajadus omada teist inimest. Selle vajaduse taga on hirm. Hirm ebapiisavuse ees, hirm jääda üksi, hirm, et sind ei väärtustata ja nii edasi. See ei ole haigus, vaid emotsioonid ja laengud, mida sa oma kehas kinni hoiad. Armukadedust kiputakse ka sageli ekslikult romantiseerima. Justkui see oleks armastuse tõend, aga tegelikult on see seotud sisemiste haavade ja hirmudega. Tõeline armastus on vaba ja toetav, mitte piirav ega kontrolliv. Armukadedus tekib siis, kui inimene seob oma väärtust teise inimese käitumise või tähelepanuga ja selle taga on hirmud. Hirmud on emotsioonid. Emotsioonid ei ole mõtted, vaid füüsilised energiad, mis liiguvad kehas. Kui neid takistada, näiteks maha suruda, ignoreerida või ratsionaliseerida, siis nad ei lahustu, vaid jäävad kehasse pingete, valuna, rahutuse, ärevuse või isegi haigustena. Mõistuses analüüsimine võib aidata teadvustada, aga see ei vii emotsiooni vabastamiseni, kui keha seda protsessi ei läbi. Emotsioonid on mõeldud kehast läbilaskmiseks, mitte kehas kinnihoidmiseks. See tähendab, et emotsioone ei pea kartma ega nendega võitlema. Neid tuleb tunda ja vabastada. Iga emotsioon on energialaine, mis tahab tulla ja minna. Inimene ei ole katki ega vaja parandamist, tal on lihtsalt katkenud ühendus iseenda loomuliku olemusega. Mõte saab alguse allasurutud emotsioonist. Mõte on tihti reaktsioon, viis, kuidas meel püüab seletada, kontrollida või vältida midagi, mida keha tunneb, kuid millele pole veel luba antud vabalt liikuda. Kui emotsioon jääb kehasse kinni, hakkab meel selle ümber ehitama lugusid. Ma ei ole piisav. Keegi ei armasta mind. Teised on oht. Need lood ei ole tõde, vaid tõrjutud tunde varjud. Inimene ei ole haige, katki või kuidagi vale. Ta on lihtsalt uppunud kinnihoitud emotsioonide alla. Vaid selles seisundis, kus laengud hakkavad kehast välja voolama, saab inimene taas kogeda kerget enesetunnet, selgust, rahutunnet ilma pingutusteta, oma loomulikku kohalolu. Ja see ei ole mingi uus versioon inimesest, see on see, mis on kogu aeg olnud kohal, lihtsalt kaetud kihtidega. Vabanemine ei loo sind uuesti, see võtab maha selle, mis pole sina. Kui öeldakse, et armukadedus on haigus, siis antakse inimesele identiteet, mis viitab katkiolekule või vajaka jäämisele. See on etikett, mitte mõistmine, ja see külvab puudulikkust inimese alateadvusesse, tekitades veelgi rohkem häbi, süüd ja isoleeritust. Just neid tundeid, mis juba armukadeduse all nagunii peidus on. See on teadmatus, mitte tõde. Sest tegelikult armukadedus pole vale ega paha. See on energia, mis vajab liikumist ja mõistmist, mitte diagnoosi. Inimene pole haige, vaid kontaktist väljas oma sisemise olemusega. Kui me räägime inimesest kui probleemist, siis me süvendame tema uskumust, et ta pole piisav. Ja just see uskumus on armukadeduse juur. Armukadedus ei ole midagi, mida parandada. See on kutse pöörata pilk enda sisse. Liikuda läbi emotsionaalse kihi ja kogeda, kuidas selle alt hakkab välja paistma turvalisus, eneseväärtus ja rahu. Sa ei ole katki,
sa oled lihtsalt kandnud endas tundeid, mis ei saanud kunagi väljenduda ja nüüd on aeg neid austusega kuulata ja vabastada. Mitte mõistusega analüüsida, vaid kehaga tunda. Kui inimeste seas leviks rohkem seesugust arusaama, muutuks maailm kergemaks ja inimestes oleks rohkem kaastunnet iseenda vastu, mitte pidevat püüdu olla normaalne või vabastada end oma vigadest. Ja mis on üldse sõna normaalne? See tähendab sisuliselt normile vastav, aga kelle normile? Kes selle normi lõi? Millest see sündis? Kellele see kasulik on? Normaalsus on tihti ajalooline, kultuuriline kokkulepe, mitte tõde inimese loomusest. Väga palju sellest, mida me peame normaalseks, ei toetu tegelikule inimkogemusele. Ei arvesta kehade, tunnete ega teadlikkuse mitmekesisusega. Ja pigem surub alla, kui et toetab vabadust olla. Näiteks on normaalne, et mehed ei nuta. Aga miks? On normaalne, et inimene peab olema produktiivne iga päev. Aga kelle jaoks? On normaalne, et armukadedus on halb või patoloogiline. Aga mis siis, kui see on hoopis kutse iseenda sees kohtuda peidetud valuga? Suurem osa inimkonnast on selle omaks võtnud, kes pole seadnud seda küsimuse alla. See ongi võti. Kui inimene ei sea küsimuse alla, siis ta elab etteantud raamistikus, isegi kui see talle ei sobi. Teda piirab või temast vale pildi loob. Aga kui kas või üks inimene küsib, kas see on tõde, siis hakkab juba teadvus liikuma ja see loob ruumi uuele arusaamale. Ära aktsepteeri vanu programme vaikimisi, vaid kuula, mis on päriselt elus ja tõene sinu sees. See on tõeline vabaduse algus. Kus saab armukadedus tegelikult alguse? Armukadedus ei teki täiskasvanuna tühja koha pealt. See on vanade tunnete taas aktiveerimine, mis esmakordselt kogeti lapsena, kui vanema tähelepanu läks kellelegi teisele ja laps ei mõistnud, miks. Laps ei tundnud end nähtuna või eelistatuna. Turvatunne sõltus teise kohalolust, mitte sisemisest stabiilsusest. Armastus tundus olevat tingimuslik. Kui ma olen hea, siis ma saan armastust. Laps ei oska mõista, et vanem on lihtsalt väsinud, hajevil või ise oma haavades. Laps tõlgendab olukorda nii. Ma ei ole piisav. Midagi minus on puudu. Pean konkureerima armastuse nimel. Ja see sama valu ja sagedus kannab endas hiljem täiskasvanu armukadedust. Mitte partneri pärast, vaid lapsepõlve sisemise lapse pärast, kes ikka veel ootab, et keegi valiks just tema. Ja see ei tähenda, et sa pead oma sisemise lapsega tööd hakkama tegema, vaid vabastama selle emotsiooni, mida sa oma kehas kinni hoiad. Seega, armukadedus ei ole armastus, see on valu armastuse puudumise kogemusest. See ei ole haigus, see on inimene, kes hoiab endas alles lapsepõlve tundeid, mis pole saanud lõpuni tunda ega välja voolata. See ei vaja parandamist, vaid nähtavaks ja tuntavaks tegemist. Kui inimene saab aru, et tema reaktsioonid on vanad tunded, mitte praeguse hetke reaalsus, siis ta saab võtta vastutuse, ilma et peaks end süüdistama. Ta ei süüdista enam väliseid objekte ja ta lubab tundel olla, ilma et see defineeriks teda.
ainuke viis armukadedusest vabaneda on tunda see tunne endas lõpuni ja vabastada. See on tõde, mida ei saa mõistusega seletada ega ümber lükata. Mitte ükski mõtlemine, afirmatsioon ega positiivne ümberraamistus ei vabasta seda, mida ei ole lõpuni tuntud kehas. Emotsiooni tegelik vabastamine toimub keha tasandil. Sa ei lahenda seda mõtetega. Sa ei pea end parandama. Sa lihtsalt lased sellest lahti. Ja kui seal ongi mitu kihti, siis teedki seda mitu korda, kuni tunned, et see tunne on kadunud. Ja siis juhtub midagi imelist. See emotsioon ei kontrolli enam su elu, tegevust ega mõtteid. Sinu mõtted muutuvad iseeneslikult. Miks kaovad ka mõtted? On see, et mõte saab alguse alla surutud emotsioonist. Kui emotsioon vabastatakse, ei ole enam sisemist pinget, millele meel peaks reageerima. Mõtted, mis enne olid täis kahtlust, hirmu, vajadust tõestada, kontrollida või kaitsta, need lihtsalt kaovad ära koos tunnetega, sest neil pole enam millelegi toetuda. Sa ei pea mõtteid ise muutma. Nad muutuvad iseenesest, kui energia, mille najal nad eksisteerisid, kaob ära. Ja see on tõeline vabadus, mitte mõtete kontrollimine, mitte enese parandamine, vaid energeetiline ja kehaline vabanemine, mis toob loomuliku selguse, rahu ja kohalolu.